tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin krüptovõti Marta ja krüptogaraaž. Vaatame siis, mis toimub meil siin krüptomaastikul. Mis siis toimub? Börs Stuttgart aga on alustanud siis koostööd Nasdaqiga üle-euroopalised tokeniseeritud arveldussüsteemi loomiseks. Vot nii. Ja siis Centurion on siis see süsteem või mis iganes nad kasutavad. Loeme siis artikli ette. Centurion Börs Stuttgarti grupi üle-euroopaline tokeniseeritud varade arveldusplatvorm teatas strateegilisest partnerlusest Nasdaqiga, et ühendada börsioperaatorid Euroopa kauplemisplatvormid ühe süsteemi alla. Esialgu keskendutakse struktureeritud toodetele ning partnerite eesmärk on aja jooksul laiendada platvormi kasutatavate emitentide, maaklerite ja teiste finantsasutuste võrgustikku. Nii, üks peamise eesmärke on lahendada Euroopa arveldussüsteemi killustatus. Nasdaq haldab mitmeid Põhjamaade börse, mis toetavad struktureeritud toodetega kauplemist, eriti Nasdaq Stockholm. Tegelikult konkureerivad need kaks gruppi selles piirkonnas omavahel, kuna Börs Stuttgart grupp omab Nordic Growth Marketit, mis samuti toetab struktureeritud toodete kauplemist. Nii, struktureeritud tooted võivad tunduda ebatavalise lähtekohana, kuid Euroopas on aktiivselt börsil noteeritud sertifikaadid ja warrantite turud, mida paljud kipuvad alahindama. Saksamaa on suurim börs, kus Börs Stuttgarti EU2 platvorm ja Deutsche Börse Frankfurdis asub turusegment töötlevad koos. Märkimisväärseid ja investorite kauplemismahte. Olulised turud on Itaalia CEDEX, Šveitsi SIX Digital, Nasdaq ja SIX Digital, jõuame sinna, ning Nasdaqi enda Põhjamaade kauplemisplatvorm. Kõigepealt räägime siis, mis asi on nagu Nasdaq. Nasdaqi börs New Yorgis liigutab aastas kuskil 25 triljonit. Varasid on seal, siis liigutatakse vasakule ja paremale 25 triljoni väärtuses. Aga mis number on see nagu 25 triljonit? 25 triljonit on 25 miljonit. See tähendab siis seda, et 25 triljonit on nii suur rahasumma, et 25 miljonile inimesele võid sa pihku visata $1 miljon. Vaat said aru, nii suured issid teevad koostööd. Ja uurime siis ajaloos, et Nasdaq
Nasdaqi ja R3 korda koostöö algas 2020. aastal, kui XTC Chinfin Network seoses korda ökosüsteemiga siis sinna investeeriti. 8. veebruar Chinfin, tänane siis XTC Crypto, teatas partnerlusest R3 kordaga ja siis Nasdaqiga. No pikk jutt, sitt jutt. Kui nad artikleid teevad, siis nad panevad R3 on ju, panevad korda, siis panevad XTC, panevad Chinfin on ju. Et kõik on selline pudru ja kapsad nagu, aga võtame laialt kokku, et heal lapsel on mitu nime, siis tulebki välja see, et tegelikult on asjad seotud XTC krüptoga. Nii. Ja mis me siit targemaks nüüd saame? Saamegi seda, et 29. aprillil 2020 Nasdaq sõlmis pikaajalise partnerluse R3 kordaga on ju. Hakates kasutama siis R3 korda tehnoloogiat ja R3 korda siis kasutab XTC tehnoloogiat. Noh, on ju, väga tore on ju. Ja siis me saame teada veel selle, et SIX, siis seesama Šveitsis see SIX Digital Exchange, see samuti investeeris R3, mis kasutab siis seda sammust XTC krüptot on ju. Ja 2016-2019 toimus suur rahastusvoor. Saame teada Nasdaq, SIX Digital, HSBC, siis saame teada seda, et Bank of America, JP Morgan ja 40+ panka veel investeerisid kokku umbes $107 miljonit R3-sse, et arendada korda DLT platvormi ehk siis jagatud krüptoahela platvormi. Ja mis me nüüd sellest veel omakorda teada saame, et jagatud see platvormi ahel on XTC on ju. Nii. See tähendab, et nii Nasdaq kui SIX Digital kui HSBC, JP Morgan, kõik on XTC varajased investorid. Ehk siis me saame nüüd väga hästi teada selle, et XTC on fucking tegijana. Me saame selle teada, et XTC on fucking tegija. Ja nii lihtne ta ongi, et XTC krüptot nüüd on vaja siin rahval kuradi võtt minna ostmana. Järgmiseks uudiseks on meil see, et Barclays kavatseb tokeniseeritud deposiidi ja stabiilmündi lahenduse kasutusele võtta. Täna teatas Bloomberg, et Barclays peab kõnelusi tehnoloogia pakkujatega, uurides siis digitaalse varade tehnoloogia kasutamist erinevate pangateenuste jaoks on ju. Nii. Aga rohkem artiklid edasi loest, lähme nagu tõe kallale. Miks me siis teada saame, et 2019 investeerisid nii Ripple, kes tegi XRP krüpto, kui Barclays kolmandatesse ettevõtetesse. Nii. Sündmus 2019 veebruar. New Yorgis rahaülekannete idufirma Zenfriend kogus siis $1,7 miljonit ja sinna investeerisid mõlemad, nii Barclays kui Ripple. Ja 2016 aastal teatasid siis Ripple ja plokiahela konsortsium R3 katsetest. R3, see on nagu see XTC või? R3 korda. Kõlab nagu sarnaselt, kus 12 liikmespanka testisid XRP kasutamist piiriüleste maksete jaoks. 2016 aastal siis oktoober Ripple ja plokiahela konsortsium R3. Äkki on see R3 korda, XTC, Chinfin, ei tea. Ja mis see siis nagu on, et sinna kuuluski siis Barclays ka ühest 12 pangast on ja. No kas pole tore? Ja mis me veel teada saame? Saame teada seda, et 2014 Ripple tegi partnerluslepingu ülemaailmse makseettevõttega siis Earthport on ja, maasadam siis on ja. Tol ajal oli Earthport juba
Barclaysi partner. Vot, see tähendab seda, et Barclaysil oli tehniline võimalus kasutada Ripple'i protokolli olemasolevate vahendajate kaudu. Aga ei, otseselt midagi seost ei ole. Lähen ostan Bitcoini ja mulle meeldib, kui mind coinitakse igas asendis. Nüüd ma olen juba 50% oma varadest kaotanud. Üks kirjutas kustutas kommentaaridki ära. Eelmise aasta augustis pane mu sõnu tähele. Bitcoin on aasta lõpuks 200 tonni, mul on siseringi info. Nüüd ta saabki seal siseringis. Lutsutab ka veel. Näh, kus su 200 000 on, Bitcoin. Näh, ühtegi lepingut sel kuradi Bitcoinil pole, see on mingi selge sola. Aga lähme edasi. Venemaa ühineb XRP revolutsiooniga. Mis ta siis teeb? Moskva börs kavatseb käivitada XRP futuurlepingud. Vot sulle nalja. Venemaa liigub XRP kauplemise legaliseerimise poole. Vot, no ei ole vaja lugeda siis rohkem edasi seda artiklit, et kui me ikkagi reaalselt saame aru juba, et Venemaa hakkab ka XRP futuure müüma, aga vaatame, mis me veel leiame siin. Visa ja Bridge laiendavad stabiilmündikaarte enam kui 100 riiki. Platvorm kavatseb aasta lõpuks jõuda Euroopa turgudele, Väikse ookeani turgudele, siis Aafrika piirkonda, Lähis-Ida piirkonda ja siis, mis me saame teada Bridge kohta, Visa ja Bridge tulevad kokku, et teevad siis nagu koostööd, aga Bridge on siis ühisettevõte, mis kuulub siis Bridge kuulub siis nii Visale kui Stripe'ile. Stripe investeeris Stellar Lumenisse, sai 2% kogu Stellar Lumenist endale. Vot sulle nalja, mis krüptot sa võid osta kuradi siin Bitcoini asemel. No kui sulle meeldib coinida ja coinitud saada, siis võid Bitcoini osta. Aga siin tuleb välja nüüd seda, et kuradi Visa, mis kasutab kuradi siis seda Stellar Lumeni tehnoloogiat, see laieneb nüüd siis erinevate tehingute kaudu kuradi siis rohkem kui 100 riiki, Nii. Ja siit tulebki välja siis august 2014 Stripe investeeris siis Stellar Lumenisse ja sai 2% siis sellest Stellarist endale, Nii, Stripe ja Visa tegid koos siis Bridge, mis me Visa kohta veel teame? 2019 aastal Visa ostis ära selle Earthporti, selle maasadama, mis siis oli Ripple'i partner ja kasutas Ripple'i tehnoloogiat aastast 2015. No näed siis, kus tuleb välja, Nüüd saame teada seda, et Metamask ja Mastercard tegid valmis siis pangakaardi, krediitkaardi tegid valmis. Mis see tähendab? Mastercard on samamoodi ostnud Ripple'i tehnoloogiat ja Metamaski emafirma Consensus tegi Linea krüpto. No kas pole äge või? Google Cloud, Google'i pilv annab teada seda, et Google Cloud ja MoneyGram sõlmisid lepingu, et startida siis privaat network'iga, siis ahelaga privaatpankade jaoks. Mis me saame teada? Me saame teada seda, et 2019, 17. juuni Ripple annab teada, et on sõlminud strateegilise partnerlepingu MoneyGramiga,
ja seesama MoneyGram ja Google Pilv teevad nüüd siis privaatneti või selle kuradi pankadele kuradi ahela, onju. Noh, kas pole tore või? No kas pole tore? Ja siin me nüüd räägime, et ei, ma ei tea, kuhu krüptosse panna, ma ei tea, kuhu investeerida. Tere, ma siin toon teile tõendid. Noh, laotan kurat loorberid laiali, noh. Kuula ja investeeri, noh. Aga muidugi on ka väikseid maasikaid, täpsemaid juhendeid, mida saab ainult mu tasulises grupis. Et tasulise grupi see hind on sota. Seal ma suhtlen sinuga tund aega. Ja näed siis privaatshow'd ka, et privaatshow on asjalik, et ei pea kahetsema ja ei pea muretsema, et ei ma seal stringe jalga ei tõmba, vaata, on ja see on siin see Eesti teiste nende krüptokuradi suunamudijate teema, et tõmban stringid jalga ja näitan oma pärakat ja siis ei tea sittagi, mis toimub krüptomaastikul, on ja vaat. Aga lähme ja vaatame, mis me veel leiame krüptomaailmas. No nüüd oleme siis jõudnud sellise asutuse juurde nagu TDCC ja TDCC liigutab aastas 87 triljonit on tal varasid, aga 3,7 kvatriljoni eest liigutab varasid. Ja nüüd siin inimestel ongi probleeme, toime ostan Bitcoini, aga lugu on selles, et meie siin garaažis ostame krüptosid, mida kasutavad suured issid. Ja nüüd, et aru saada, kui suur ja rasvane on see TDCC, siis tuleb hakata matat tegema, kui ta aastas liigutab 3,7 kvatriljoni eest. Mida tähendab 3,7 kvadriljonit? 3,7 kvadriljonit tähendab seda, et see on 3700 triljonit. Vaat 3700 triljonit on see. Ja 1 triljon on 1000 miljardit. Keskeltläbi see TDCC liigutab nii palju varasid, et või see maht siis, mis ta liigutab, on nii suur, et igale planeet maa elanikule võib pihku sumada kuskil 500 tonni. Noh, mõistad, siin 8 miljardit, ütleme maa elanikke on 8 miljardit, siis laias laastus võid selle läbi korrutada mingi 350-400 000-ga, on ju. Noh, selline sumakas liigutab läbi, on ju, see asutus, see on kolossaalne summa. Ja 87 triljonit on tal varasid hallata. Ja 87 triljonit varasid tähendab seda, et 87 miljonile inimesele võib anda miljoni pihku. Noh, ja siis varade maht, täpsem summa 3,7 kvadriljonit, mis ta liigutab, on nii suur summa, et 3,7 miljardile inimesele võib miljoni pihku panna. Noh, ja 3,7 miljonit inimest, neile võib miljardi pihku panna, kui me võrdleme neid summasid, mida TDCC liigutab. Mõistate, 3 Eesti rahvaarvu ja igale ühele võid miljardi pihku panna. Nii palju raha liigutab ta. Noh, täiesti kuradi plahvatuslik, on ja. Ja nüüd siis TDCC on kuulutanud siis välja, et 2026 aasta on tokeniseerimisplaan, mis võib tuua plokiahela põhise arvelduse USA kapitaliturgudele. Plokiahelal põhinev arveldus võib peagi jõuda USA kapitaliturgudele, kuna TDCC valmistub käivitama uut tokeniseerimisteenust, mille turule toomist oodatakse selle aasta teises pooles. See viitab liikumisele plokiahela tehnoloogial põhineva turuinfrastruktuuri suunas. TDCC sai loa tokeniseerimiseks USA
kapitaliturud liiguvad siis plokiahela poole. Ja nad on saanud siis regulatiivse loa uue tokeniseerimisteenuse kasutuselevõtuks. See tähendab olulist verstaposti plokiahela tehnoloogia integreerimisel USA kapitaliturgudesse. Luba järgnes siis USA väärtpaberite ja börsikomisjoni SEC poolt juba 2025 aasta detsembris. Ja see anti siis neile see luba välja, ja nüüd tähendab siis seda, et aktsiad, ETF-id, fondid, kõik läheb siis nüüd digitaliseerimisse. Ja mis me teada saame veel, tähelepanuväärselt omab ka TDCC patente. Vau, mis patente ta omab? Siis neid kuradi raha liigutamispatente on ja. Ja patentidest tuleb välja, et nad kasutavad XRP-d ja Stellar Lumenit kui likviidsuse varasid, mis on mõeldud hõlbustama globaalsete varade tokeniseerimist ja võimaldama sujuvat arveldust erinevate plokiahela vahel siis on ja. Nii. Ja mis veel on juhtunud siis? Juhtub nüüd see, et TDC toob siis usaldusväärse infrastruktuuri nüüd digiahelasse. See tähendab seda, et kogu data hakkab jooksma siis plokiahelas, internetis, kogu info hakkab jooksma seal internetis. Ja mis me nüüd veel teada saame, mis krüptosid siis TDCC kasutab? Ei oska küll öelda. TDC on oma dokumentides ära märkinud, et kasutab ka XTC-d veel. No kas pole tõre? 2023 aasta novembris ostis TDC ettevõtte Securency ja Securence oli varem sõlminud 2023 aastal partnerluse XTC krüptoga. No kas pole tore? Ja mis meil veel on, see on nüüd neile, kes raha maksavad, on 2 krüptot veel, mida TDC kasutab, aga seda teavad ainult siis need, kes raha maksavad. Jah, ja siis siit tuleb välja, et kokku on siis XRP TDC-ga seotud, XTC ja XLM Stellar pluss 2 veel, mis on siis nendele, kes mulle raha maksavad. Ja siit me saamegi nüüd teada selle, et 5 krüptot hakkavad liigutama siis maailma aktsiaturge, fondide rahasid, kõike seda. Aga liigume edasi, mis toimub siis veel. HSBC ja Standard Charter on esimesed Hongkongi stabiilse krüptoraha tegijad. Ja kui suured issid nad on, HSB kontrollib siis 3,3 triljonit. See on siis püha jumal. 3,3 miljonile inimesele võid miljoni pihku visata. Nii palju raha. 3,3 miljonile inimesele võid miljoni pihku visata, nii palju raha on. Siis HSBC-l ja Standard Charter, see kontrollib 1,3 triljonit. See tähendab seda, et 1,3 miljonile inimesele võid miljoni pihku anda. Vaat. Päris suured summad või, mis nad kontrollivad. Tervele Eesti rahvale võid milku pihku visata, on siis 1,3 triljonit. Ja need siis hakkavad nüüd tegema siis seda Hongkongi digiraha on ja HSB seosed, mis tal võivad olla siis. HSB on teinud sellist asja,
et tal on seos ühe sellise Contour Networkiga. Nii. Aga räägime Contour Networkist nüüd. Contour Network on digitaalne kaubanduse finantseerimise platvorm, mille asutas siis panga konsortsium, ASBC oli üks asutajates, on ju. Ja selle platvormi omandas 2025. aastal XTC. Nii. Lisaks kuulub ta siis Trade Finance Distribution ehk siis TFT konsortsiumisse kuulub ASBC koos Standard Charteriga ja seal on siis olemas XTC ka sees, on ju. Ja Standard Charter on veel eraldi kasutamas siis sellist asja nagu hoiuteenust, varahoiuteenust Metaco ja Metaco kuulub XRP-le. Vot, mis me saame siis kõik teada. Et vahet ei ole, ma võisin vist praegu eksida ka, et kas oli HSBC, kes kasutab Metaco siis varahoiuteenust või oli see Standard Charter, et üks puts puha. Koos nad kokku tulid, koos nad hakkasid nüüd asja ajama, koos istuvad nad näiteks siis XTC-ga erinevates liitudes. XTC on ostnud siis nende kuradi staffi üle, on ju, siis mõlemad kasutavad siis seda hoiuteenuse lahendust või üks kasutab vähemalt hoiuteenuse lahendust firma poolt Metaco, mis kuulub siis kuradi XRP-le on ju või Ripple'le on ju. Ja niisugused need trendid on siis. Ehk siis kui suured issid hakkavad kasutama münte ja nad ütlevad sulle ära, mis münte nad kasutavad, siis miks sa ei kuula, mis need issid räägivad, on ju. Miks sa tahad osta Bitcoini? Nemad ei osta Bitcoini. Nemad ei kasuta Bitcoini. Ja nad ostavad küll seda, et ja müüvad sulle, on ju. Niimoodi nad teevad jah selle Bitcoiniga, on ju. Aga reaalselt kasutatakse muid varasid. Vot. Ega siis midagi. Tšau, pakaa, näeme garaažis. Head vaatamist.